Nii tänapäeva elukeskkonnas kui ka läbi ajaloo on inimesed oma kogukonnas või siis suuremas piirkonnas jälginud mingisuguseid traditsioone ning eluviise. Läbi selle on neil siis kujunenud välja ka vastav elukeskkond ning mõtteviisid. Ja vastavalt ajale on toimunud ka igas keskkonnas mingid arengud või siis muutused. See tähendab, et kuskilt on tulnud siis sellesse keskkonda uut infot, mis on muutnud nende inimeste teadmisi kui ka siis eluviise. Ja ka meie väike Eestimaa on täitunud nii ida kui lääne poolt tulnud kommete ja mõtlemismallidega, mis siis aegamisi on eraldanud meid meie algsest eripärast, mis tegi meid unikaalseks ja me oleme justkui sulandunud massi ja muutunud siis samasugusteks nagu ülejäänud kultuur, mis on meile omaseks saanud. Läbi selle on siis inimesed ka hakanud mõtlema nii, nagu mõtlevad sisse imbunud võõrkultuuri inimesed. Ja vaikselt muutub ka meie keskkond, meie ellu suhtumine, meie kultuur ning me samastume siis massiga. Ja sellest kujuneb välja kollektiivne mõtlemine ehk massiteadvus. Ja tänapäeval on väga palju ehedaid näiteid, kuidas mõni uus uskumus või asi siis üsna pea muudab siis kogu massi käitumist. Ja see kontrollib siis massi käitumist siis kontrollib info ja see, kes kontrollib infot, kontrollib ka tegelikkuses masse. Et me peaksime olema väga tähelepanelikud selles suhtes, mis infot me endasse laseme, mida me tarbime, sest kokkuvõttes see muudab meie arusaamu elust, meie suhestust maailmaga ja meie tegusid. Ja meile endalegi arusaamatul moel võib inimese meelde sisestada siis infot, mis on kellegile tegelikkuses kasulik. Et kui me näiteks võtame kas või telereklaamid või uudised, kus räägitakse ühepoolset nägemust mingisugusest asjast. Kuid kui minna asjas veelgi sügavamale, siis miks ei võiks kontrollida infot, mis mõjutaks inimeste mõtlemist suuremas plaanis. Sellega ju kontrolliks ka enda huve vajalikus suunas. Ja siis sellist kollektiivset mõtlemist nimetatakse ka egregoriks. Et egregor on ühiselt mõtlevate, ühist energiat panustavate inimeste enda loodud ja teadlikult suunatud energeetiline kogum. Ja esoteerilisest vaatepunktist võib egregoriks pidada näiteks religioonide ja kirikute kollektiivset jõudu. Näiteks kristluse egregor, islamimaailma egregor. Ja siis rahvuslikku või poliitilist vaimu, poliitilist jõudu, brändide või fännikultuuride energiavälju, näiteks spordimeeskonna, muusikabändi, isegi sotsiaalmeedia kogukonna egregor. Kui paljud inimesed usuvad millegisse ja tunnevad sama emotsiooni, siis tekib sotsiaalne ja psüühiline väli, mis mõjutab siis kõiki osalejaid. Näiteks toimub see läbi massihüsteeria, läbi revolutsiooniliste vaimude, läbi kiriku jumalateenistusel tekkiva ühtsustunde või isegi töökoha energia. Kõik need võivad olla psühholoogilised paralleelid egregorile. Ja egregor on mõiste, mis siis kirjeldab kollektiivse mõttejõudu. Seda, kuidas inimeste ühine usk või tunne võib luua omaette väe, mis siis omakorda mõjutab nende käitumist ja kogemust. Et praegu on populaarsust kogumas AI kasutamine ja selle integreerimine meie igapäevaellu. Et selleks, et midagi uut sisse juurutada, on see vaja teha ka kasulikuks. Et niisamuti ehitatakse ümber palju süsteeme, mis oleks tehisliku intellekti poolt automatiseeritud läbi programmide, ehk tal on suur kasu meie ettevõttes, kes tegutsevad digitaalsete süsteemidega. See tähendab, et see muudab töö küll lihtsamaks ja protsessi lihtsamaks ja ka palju efektiivsemaks. Ja meie töökiirus tõuseb oluliselt.
suuremas pildis muudab see kogu meie enda elu ja meie keskkonda samuti palju kiiremaks. Me võime küll mõelda, et meile jääb rohkem aega puhata, aga reaalsuses tähendab see seda, et meie töökoormusele liidetakse juurde mitmeid protsesse ning mis tähendab ka automaatselt lisastressi ning meie teadvuse kadu nendesse protsessidesse. Et meid muudetakse osaks nendest protsessidest, kuid sellega me kaotame ära iseenda olemuse. Me lisame koormust enda niigi pinges ja stressis organismile ja närvisüsteemile ning mis põhiline, meie teadvus on hõivatud pidevalt millegi välisega. Et selline eluviis lülitab meid lahti iseenda keskmest, enda siis olemusest, enda keha ja organismi vajadustest, sest meil lihtsalt ei ole enam aega kuulata enda keha vajadusi. Meil pole enam aega pöörata tähelepanu enda sisemaailmale. Kokkuvõtvalt lihtsalt meie teadvus kaaberdatakse. Ja kollektiivses mõtteviisis elav inimene ei saa sellest ise aru, kuid tema eluviis, tema mõtteviis ja teguviis samastub siis ülejäänud massiga, kus ta elab. Et sügavamal tasandil sellisel inimesel puudub enda autentne väljendus, autentne mõtteviis. Et tegelikkuses tema enda isiklik mõtlemine puudub, vaid ta mõtleb seda ja ta teeb seda, mida teeb mass kollektiivselt. Et see toimub tegelikkuses läbi alateadliku välja, mis tekib siis ühises energeetilises võnkesageduses, mis hakkab meid mõjutama vastavalt sellele keskkonnale, kus me oleme. Et inimene soovib ennast samastada keskkonnaga, kuna tal on alateadlik vajadus kuuluda, olla siis aktsepteeritud, olla armastatud, olla vajatud. Mida see siis näitab meie psühholoogilises süvatasandis? See näitab, et enamus inimestel on mingit sorti hingelised haavad, mida täidetakse väliste vahenditega. Meie käitumist ja mõtlemist siis mõjutavad suuresti meie enda traumad ja programmid, mida me oleme enda külge haakinud elu jooksul. Need juhivad meie elu, meie suhestust maailmaga ning ka meie arusaamu ja uskumusi. Ja suures pildis meil selliselt puudub ka enda identiteet ja me oleme osa kollektiivsest identiteedist. Me siis täidame kollektiivseid vajadusi ja teenime ka kollektiivseid süsteeme. Me võime seda kõike muuta, kui me hakkame tähelepanu pöörama iseenda vajadustele, kui me hakkame kuulama, mida ütleb meie enda sisetunne, kui me hakkame tähelepanu pöörama sellele, mis infot me tarbime ja mis keskkonnaga, milliste inimestega me ennast ümbritseme. Et selleks, et midagi muuta enda elus, on meil tarvis muuta ka enda mõtlemist ja panna tähele, kas meie uskumused saavad alguse siis kellegi teise poolt loodud mõtteviisist. Kas me käitume läbimõeldult või tegutseme automaatselt või siis selliselt, kuidas teevad siis teised. See tähendab ka seda, et meil on vaja väljuda ohvri rollist, mis siis alandab meie võimekust tegutseda. Ja me peame võtma isikliku vastutuse enda elu eest, enda kätte. Sest ainult meie ise oleme need, kes loovad muutusi ka ülejäänud maailma. Nii me loome enda reaalsust, mitte siis väline ei loo seda meie eest. Ja nii väljume ka kollektiivsest hallist massist, kes siis mõtleb ja tegutseb ühtemoodi. Ning kasvatame ka enda isiklikku ainulaadsust ja jõudu seista siis enda väärtuste ja vajaduste eest. Nii kasvab ka meie immuunsus välise surve ja meelekontrolli ees ning me vabaneme siis selle süsteemi orjastavast meeltelõksust.